Tere! Mina olen Raido. Mina olen Mait. Mina olen ettevõttest nimega Ait Nord. Mina olen Mait Koverekist. Ja täna me räägime üsna põhjalikult soojuspumpadest laiemalt. Maasoojuspumpadest, õhkveest, jahutusest, küttest, tarbeveest ja seda läbi praktiku silmade. Kui me rääksime, et me paisupakka arvutame. Eks ole, me kaitseklappe arvutame. Kas me torustiga ka arvutame? Ja kindlasti teatud kilovattidel on ju oma mõõdud, kus see kilovatt läbi mahub. Ehk siis vee liikumise kiirus, vee hulk, vee energia hulk, mida me peame sealt läbi viima. Täpselt. Ehk siis minu kogemus ütleb ka, et hästi palju tehakse ikkagi veel täna see, et me tegime eelmisel objektil niimoodi, töötas, me teeme siin ka. Ehk siis eeldamine on üks lõputu õudus, aga igal objektil ikkagi oleks tegelikult ju tark torudiameetrid arvutada, eks ole. Täpselt. Ja see kõik tulebki ju välja projektist, kui me teeme projekti. Me saame teada, mis tuleb meil masin, palju tulevad paagid, palju tulevad torudiameetrid. Seda me teame, et kui me siis nagu teeme kõiki kõhutunde järgi, siis meil tulevadki need asjad välja nii, nagu nad tulevad. Siis on nagu vead sisse kirjutatud, eks ole. Ja siis, kui me kasutame Aluplexi ka küttesüsteemi, siis Aluplexi seinapaksused ja põlved on oluliselt väiksemad. Ja siis võibki juhtuda, et meil on läbivoolu probleemid. Siin on nagu, ma olen selliseid võrdlusi nagu objektidest näinud, et üks on 35, teine 32, et nagu paar mingi vahet. Just kui paneme kõrvuti, siis väga palju vahet ei oleks. Ja, aga siis, kui nagu siit sisse vaadata, siis me nagu näeme, et siit nagu mahub ikka väga palju rohkem ühest läbi kui teisest. Just. Tegelikult ka võib-olla torude stabiilsus, ehk siis ka tegelikult nii-öelda tehnoruumi välja nägemine, on ka võib-olla... See on maitse ja käekirja küsimus. Absoluutselt, me lähme võib-olla natuke friigis kätte ära, aga siiski. Et võiks ju ka tehnoruum näha välja. Hea. Just, korrektne. Selle torud võiksid olla 90-kraadiste põlvedega tehtud ja sükest põlvepainet võiks olla vähem. Ja, aga siit tulebki välja, et see odavam paigaldus ongi odavamad või lihtsamad materjalid, mida saab põlve peal painutada ja saab kiiresti valmis. Ja sealt tuleb ka see väljanägemine ja kõik muud asjad, et kui me hoiame kuskilt kokku, siis me saame kuskilt veel hoida ja siis me saamegi palju asju ära jätta. See on selline ära jäetud materjalide arvete ehitamine. Ja, alt puura korras nagu. Ja. Kindlasti on veel üks asi, kui me räägime torustikust ja torustiku diameetritest, on ka tegelikult üks moment on kindlasti heli. Mida väiksem on toru diameeter, seda kiirem on vee liikumine seal seeseks. On. Mida kiirem on vee liikumine, seda rohkem on võimalik, et selles vee liikumises tekivad erinevad tüüpi kahinad, mis tegelikult vaikses keskkonnas hakkad häirima. Just. Ja neid likvideerida hiljem on erakordselt keeruline. Okei, kui sa katlama ehitad, saad ümber ehitada, aga kui sul on majas on radiaatorkütte ja see enamus torusid on kuskil seinte sees, siis sa ei tee nagu midagi. Sellega võib tekkida üsna korralik probleem. Ja neid probleeme on nagu palju ja midagi ei ole teha, et pumbakiiruseid ju võib ju maha võtta, aga siis, kui see soe ei jõua, kuhu vaja on, siis on jälle teine asi, et siis pole nagu asjast üldse kasu. Just täpselt, eks ole. Kütet me ehitame selleks, et tuba oleks soe. Ja sellepärast on see põrandakütte natukene rumalam, et see kollektor tavaliselt ikkagi topitakse sinna samma tehnoruumi ka ära ja siis see väike meetrike toru vahetada ei ole nii suur probleem. Põrandakütte vast annab rohkem andeks, eks ole. Just. Kui kollektor just ei leha magamistoa seina peal, et seal võib ka see asi mulisema ja hilisema hakata. Kui sul hea vaataja jäi midagi aru saamata, küsimata. Kui jutt kõnetas. Ja kui midagi on veel küsida, veel uurida, siis ole hea. Helista Maidule või kirjuta.